Shalom ja tere tulemast tagasi saatesse Iisrael koos Aliinega. Selle seina taga asub Mooria mägi, kus asus Jeruusalemma tempel ja lepingulaegas. Ja templimäe sees asuvad mõned kõige olulisemad piibliga seotud arheoloogilised leiud. Võib-olla on ka lepingulaegas endiselt siin, kuid juba sajandeid on sellele paigale täielikult keelatud ligipääs ja ka meie ei saa täna templimäe sisemusse siseneda. Kuid meie läheme küll ühte salajasse arheoloogialaborisse, kus hoitakse esemeid, mis on ebaseaduslikult templimäe seest välja toodud. Meil on ainulaadne võimalus näha Jeruusalemma templi esemeid, millest mõned on isegi seotud Jeesuse looga. Meil tuleb tõesti uskumatu arheoloogiapäev. Kui olete valmis, siis alustame. Kogu seda ala nimetatakse Arauna rehealuseks ja selle ostis kuningas Taavet. Ja hiljem tema poeg, kuningas Saalomon, ehitab rehealuse kõrgeimale osale, Mooria mäele, Jeruusalemma templi, kuhu paigutati seaduse laegas. Kuid see tempel hävitati ja ehitati uuesti üles. Ja just teine tempel on see, mida Jeesus tundis. Piibel räägib meile, et ta tuli väga palju kordi templisse ja selle õuedesse, et õpetada oma jüngreid ja rahvast. Selles paigas tervendas Jeesus pimedaid ja jalutuid. Kuid ka teine tempel hävitati ning kõik selle ehitised ja esemed hävitati ja maeti maa alla ning templimägi jäi sajanditeks mahajäetuks. Kuni 7. sajandil, aastal 638 pärast Kristust, vallutasid moslemid esimest korda Iisraeli maa. Ja nad vallutavad templimäe ning ehitavad sinna Al-Aqsa mošee ja kaljukuppel. Ja nendel paikadel on juutidel ja kristlastel piiratud ligipääs. Kuid see ei ole kõige raskem osa. Maa-alune osa, mis endiselt eksisteerib, on kõigile keelatud, eriti arheoloogidele. See tähendab, et siin on tohutu arheoloogiline aare. Suur osa Iisraeli elanikkonnast usub, et seaduse laegas asub just selles maa-aluses piirkonnas. Kuid me ei saa sinna minna, meil pole võimalust sinna jõuda, meil pole ligipääsu. Ja seetõttu on need piibellikud leiud meile ühtaegu nii lähedal, kuid samas nii kaugel. Iga arheoloogi unistus on saada kaevata templimäel, aga nagu me rääkisime, on see täiesti keelatud. Kuni aastani 1999 tänu siin aset leidnud kuriteole. Aastal 1999 tegi Vakf, mis on moslemite organisatsioon, mis haldab templimäge, siin ebaseadusliku maa-aluse väljakaevamise. Nad kaevasid ja ehitasid maa-alusse mošee, kuhu mahub kuni 10 000 inimest. Hiiglaslik ehitis just selles piirkonnas, mida me praegu näeme, piirkonnas, mida tunti Saalomoni tallidena. Ja kui nad kaevasid mošee ehitamiseks, panid nad kõik, mis maa all oli, lihtsalt veoautodele ja saatsid need veoautod Kedroni orgu, mis on org, mis kulgeb siit alt läbi. Ja nad lihtsalt viskasid ära 9000 tonni mulda templimäelt koos arheoloogiliste leidudega. See on tõesti kuritegu piibli ajaloo vastu.
Lisaks on see sõna otseses mõttes ebaseaduslik ehitis. Kuid üks arheoloog nimega Tsahhidvira avastas, et see oli toimumas. Ja nad võtsid need 9000 tonni, mis ära visati ja viisid need arheoloogilisse sõelumisprojekti, mida oleme siin kanalil juba näidanud. Ja selles projektis sõeluvad nad läbi ja eraldavad Templimäe pinnase ja kivid arheoloogilisest materjalist. Ja need arheoloogilised esemed viiakse salajasse laborisse siin Jeruusalemmas, et neid uurida. Ja nüüd läheme koos seda kohta vaatama ja näeme oma silmaga, mis Templimäe seest välja tuli. Ja kuidas see on otseselt seotud Piibliga? Lähme! Lõpuks jõudsime laboritesse. Me oleme endiselt Jeruusalemmas, kuid praegu oleme salajases asukohas. Keegi ei tohi teada, kus täpselt linnas need laborid asuvad, sest siin hoitakse ja uuritakse sõna otseses mõttes mõningaid Iisraeli ja võib-olla ka maailma tähtsamaid arheoloogilisi leide. Arheoloogilised leiud, mis on otseselt seotud Jeruusalemma templiga. Mitte ainult ei leitud neid Templimäe alalt, vaid paljud neist on seotud templiga, nii Jeruusalemma esimese kui ka teise templiga. Samuti näeme esemeid, mis on otseselt seotud Jeesusega. Tõesti midagi fantastilist. Ja seetõttu tuleb kõike siinset säilitada, kuni see viiakse teistesse turvalistesse kohtadesse, näiteks muuseumidesse. Ja nüüd, kallid sõbrad, saame tõelise privileegi osaliseks. Olen tänase päeva pärast väga elevil, sest läheme laboritesse. Tulge minuga! Me siseneme nüüd ühte mitmest Templimäe arheoloogiliste leidude hoidlast. Vaadake, kus me oleme. Kui Vakf, see moslemi organisatsioon, eemaldas Templimäelt 9000 tonni mulda, kive ja arheoloogilisi leide, me räägime tohutust hulgast leidudest. Üle 500 000 leiu on juba avastatud. Nende hulgas on üle 100 000 leiu, mida arheoloogid peavad eriti oluliseks. Nii et kui nad eemaldasid kogu selle pinnase Templimäelt, viidi see sõelumisprojekti juurde. Ja Saimes sammu oleme siin kanalil ka varem näidanud. See ongi sõelumine, mis eraldab ühele poole Templimäe pinnase ja tolmu ning teisele poole arheoloogilised leiud, mis jabatakse kategooriatesse. Ja need kategooriad viiakse hoidlatesse. Vaadake seda. Kogu see ala, kus me praegu oleme, kõik see siin on arheoloogilised luuleiud. Vaadake seda. Karbiid ja veel karbiid ainult selles luude hoiukohas. Ja küsimus on, miks oli Templimäel nii palju luid? Ja sellel võib olla mitu põhjust. See võib olla eine, mille keegi sõi iidsetel aegadel Templimäel, aga need võivad olla ka loomade luud, keda templis ohverdati. Ja selleks, et eristada, mis loomad need olid, mis nendega juhtus, miks need luud olid Templimäel, tulebki analüüsida, kas loom oli toores, keedetud või põletatud, kuidas ta tapeti, samuti milline loom see oli, sest me teame, et mitte kõiki loomi ei tohtinud templis ohverdada. Peamiselt ohverdati koššerloomi vastavalt Vana Testamendi puhtusreeglitele. Ja ohverdamise tava oli piibli aegadel väga levinud, isegi Jeesuse perekonnas. Kui me loeme piiblit, siis mäletame, kuidas Maarja, Jeesuse ema, viis teda süles Jeruusalemma templisse, kui ta oli vaid mõne nädala vanune.
ja ta läheb templisse ja ohverdab 2 tuvipoega. See tähendab 2 turteltuvi. Ja seetõttu on paljude leitud luude hulgas leitud ka tuviluid, sealhulgas Jeruusalemma teise templi ajast, Jeesuse ajastust. Nii et kõik need kastid, mis siin meie kõrval on täis luid. Ja iga ala, mida me näeme, on tõesti erinevad kategooriad. Siin on näiteks kõik need kastid mosaiikidega ja iga kastike, kallid, mille me avame, on tõesti arheoloogiline aare. Vaadake seda siin. Nii et me näeme siin kive, mida kasutati templimäe mosaiikides. Ja kallid, see oli täiesti suvaline kastike, mille ma praegu siit võtsin. Ja nagu see siin, las ma keeran selle õigesti, on neid väga-väga palju. Nii et nagu öeldud, meil on siin luid, meil on mosaiike. Mõelge nüüd, millist kategooriat leiti kõige rohkem kõigest, mis templimäelt leiti. Mida leiti kõige suuremas koguses? Mis te arvate, mis see võiks olla? Võite nüüd siia vestlusesse või kommentaaridesse kirjutada. Kõige rohkem leiti keraamikatükke. Ja kogu see ala siin, Moti, tule siia meie juurde, kogu see ala siin sissepääsu juures, esimesed kastid, millest me möödusime, kõigis neis on samuti keraamikat. Teises laos on palju keraamikakaste. Nad avasid hiljuti veel uue lao. Ja ma tahan teile seda kappi näidata, sest siin sees hoitakse metalllesemeid. Vaadake seda. Sõbrad, need on eraldatud kõigepealt materjali järgi. Siin on pronks, vask ja raud. Siin sees on ka mündid, mis on valmistatud metallist. Aga ma tahan teile näidata just seda konkreetset kasti. Siin, sõbrad, on naelad. Vanaaja naelad erinevatest ajastutest, sealhulgas Rooma perioodist. Las ma näitan teile mõningaid näiteid neist vanadest naeltest. Ja loomulikult, kui me mõtleme, kallid sõbrad, vanadele naeltele, tuleb meile kindlasti pähe Jeesuse risti löömine. Nii et siin saame kasutada kõiki neid uskumatuid arheoloogilisi leide, et paremini mõista ja uurida kogu Iisraeli ajalugu, kuid eelkõige Piibli ajalugu. Ja te näete ka, las ma kasutan juhust ja näitan teile. Iga ese on täpselt kategoriseeritud, millises embris see leiti, millises piirkonnas ja mis päeval see leiti. Vaadake seda siin, sõbrad. See leiti aastal 2015. Kes on juhendaja? Kõik see on siin sees kirjas. Ja on olemas ka arvutisüsteem, spetsiaalselt välja töötatud programmid, mis aitavad iga eseme haldamisel ja uurimisel. Ja mitte kõik siit leitud esemed ei ole väikesed. Meil on ka üsna suuri leide. Siin näeme ala, kus on suurte eriliste kivide kategooria ning need pärinevad erinevatest ajaloolistest perioodidest. Kui me nüüd võtame selle, see on raske, siis saame selle siit võtta ja hakata vaatama, mis meil siin on. Näiteks kaunistuste järgi võime näha, et see kivi on tõenäoliselt Bütsantsi perioodist. Bütsantsi periood on Pühamaa esimene kristlik periood. Nii et siin on meil üks kivi Bütsantsi perioodist. Näiteks, siin on meil see kivi, kallid sõbrad. Vaadake, kui huvitav see on. Me näeme, et sellel on auk ja midagi on siia keskele paigutatud. Ma rääkisin selle konkreetse kivi kohta ühe arheoloogiga ja ta ütles mulle, et nad usuvad, et see võis olla ukseriiv. Vaadake, kui huvitav. Vaadake, kui erinevad esemed siin koos on. Siin on midagi, mis on natuke maisem, võib öelda, näiteks ukselukk, ja selle kõrval näeme ka pühasid esemeid, mis on seotud Jeruusalemma templiga. Siin sees on ka näiteks marmorikild. Kas te näete, kui hoolikalt see on töödeldud? Asjatundjad usuvad, et see võis olla osa vanast kirikust. Nii et siin näeme me väga olulisi esemeid nagu kirikutükid
templi enda osad, mida ma kohe teile näitan, aga ka igapäevaseid asju. Ja just siin tulebki mängu arheoloogide kõige olulisem töö, milleks on nende algsemate kategooriate eristamine ja iga eseme põhjalik analüüs. Esmalt tuleb eraldada kategooriad ja järgmine samm on jagada need ajaloolistesse perioodidesse. Kaanaani periood ehk pronksiaeg, Jeruusalemma esimese templi aeg, Jeruusalemma teise templi aeg ja teise templi lõpp, mis ongi Jeesuse aeg. Nad võtavad need, loevad ja dešifreerivad vanu juhiseid, piibellike nimesid, isikuid, piiblitegelaste esemeid, mis on nende esemete seest leitud. See on tõesti uskumatu ja nad teevad selle valiku. Ja veel üks asi, mida siin tehakse, on nende esemete eraldamine vähesest templimäe mullast ja tolmust, mis on nende vahel veel alles. Tulge siis siia koos minuga. Näete näiteks siin, vaadake, et muld, vaadake, las ma näitan teile. See siin on sõna otseses mõttes templimäe muld. Ja te näete, et selle värv, kallid, on erinev. Need, kes on juba Jeruusalemmas käinud, teavad, et põranda värv ei ole selline. See siin on palju hallikam kui Jeruusalemma muld. Ja just sellepärast on see maa segatud tuhaga, sest esimene ja teine Jeruusalemma tempel põletati maha. Ja Jeesus ise räägib sellest. Jeesus ennustab teise Jeruusalemma templi hävitamist. Ta ütleb, kivi ei jää kivi peale. Ja just seda me näemegi. Kivi ei jäänud kivi peale. Aga nendest hävitatud kividest leiabki arheoloogia, mida nüüd uuritakse, analüüsitakse ja mille kaudu mõistetakse piibli ajalugu uuesti. Ja sellepärast saamegi vaadata sellele maale ja näha siin Jeesuse prohvetluse täitumist. Sõna otseses mõttes on see tuhk, see, millest Jeesus rääkis. Ja sellepärast näete paljudes videotes, et ma kannan seda ketikest. Siin sees näete täpselt seda. Sellel ketikesel kannan ma endaga kaasa mulda templimäe seest. Koos templist pärit tuhkadega kannan ma sõna otseses mõttes tükikest piibliajaloost endaga kaasas. Ja hiljem räägin teile ka, kuidas teiegi saate endale ühe sellise. Aga lähme ja viime tuha ja mulla tagasi nende õigesse kohta. Vaata mu käsi, vaata, see on tuhaga kaetud. Aga nüüd peame me tõesti laborisse minema, et näha, kuidas seda kõike uuritakse ja sellega töötatakse. Lähme! Kui te tahate endaga kaasa võtta tükikese Jeruusalemma ajaloost, tükikese templimäe ajaloost, nagu minagi siin endaga kannan, ja samal ajal aidata seda arheoloogilist projekti, siis mul on teile midagi imelist näidata. Vaadake seda. Kasutage ka ekraanil olevat QR-koodi või kirjelduses olevat linki ja te leiate Temple Mount Soili. Ja igas neist pakenditest leiate kõigepealt autentsussertifikaadi, mille on koostanud selle projekti arheoloogid. Aga kõige tähtsam on tegelikult templimäe muld. See muld pärineb sõna otseses mõttes ühest kõige olulisemast paigast kogu piibli ajaloos. See on lugu, mida selles projektis taasavastatakse. Te võite selle niimoodi kaasa võtta, et panna riiulile, panna oma koju või ka, nagu mina teen, igapäevaselt endaga kaasas kanda. Aga see on tõesti ilus viis omada tükikest Jeruusalemmast või kinkida kellelegi ainulaadne kingitus. Ja samuti pidage meeles, et te aitate seda projekti rahastada.
nii et ma tahtsin seda teile tõesti rääkida ja nüüd läheme koos edasi, et rohkem selle koha arheoloogiast teada saada. Lähme! Me siseneme laborisse ja just siin toimub tegelik töö. Sest nad võtavad need 100 000 leidude tükid ja hakkavad neid lahti mõtestama. Ja saavad aru, mis need olid, millal need olid, kes neid kasutasid ja millised on nende piibellikud seosed. See on nagu miljonitest tükkidest koosneva pusle kokkupanemine, millest paljud tükid puuduvad. Aga nad teevad tõesti uskumatut tööd ja toovad ajaloo taas päevavalgele. Ma tahan siin näidata üht näidet millestki põnevast, mida nad suutsid teha. Vaadake seda. Nad leidsid mitu erinevat värvi ja erineva kujuga kivitükki. Aga kõik need kivid pärinevad Jeruusalemma teise templi ajast. Täpsemalt kuningas Herodese ajast. Ja mida arheoloogid mõistsid tänu sellistele kirjutistele nagu Flavius Joosepuse raamatud, oli see, et need kivid sobitusid kokku ja moodustasid selliseid mustreid. Inimesed, see pole midagi muud kui Jeruusalemma templi põrandad. Jah, Jeruusalemma templi õued. Põrand ei olnud valge, nagu me täna näeme. See oli hoopis kaetud nende tundub värviliste plaatidega. Ja see on väga oluline. Me teame, et Jeesus kõndis Jeruusalemma templis juba 12-aastaselt ja eriti oma teenistuse ajal. Näiteks oma viimasel elunädalal, Jeruusalemmas on kirjas, et ta käis iga päev Jeruusalemma templis õpetamas. Samuti näiteks Saalomoni sammaskäigus. Ja Saalomoni sammaskäik ja õued, need olid nende põrandad. Nii see kui ka see. Nii et on tõeline võimalus, et Jeesus kõndis nendel kividel. Ja kui see polnud täpselt nende peal, siis oli see samasugustel kividel. Nad sõna otseses mõttes sõelasid need tükid läbi ja suutsid neist puslesid kokku panna ning seetõttu on meil tänapäeval taastatud osi templi põrandast. Shalom! Shalom, shalom! Kõik öelge arheoloog Daniel Shanile shalom, üht arheoloogidest, kes siin projektis töötab. Ja ma palusin tal tuua meile spetsiaalselt ühe kasti mõningate olulisemate leidudega, mis sellest kohast leiti. Nii et mida sa täna meile tõid? Meil on mõned asjad, mille me sõelumise käigus leidsime. Siin on esimene asi. See on värvitud ristiga ripats. Wow! Vaadake siia, inimesed. See on ristikujuline ripats. Me teame, et see on ripats ka selle väikese augu järgi siin. Ja mida teeb rist Templimäel? Mingil hetkel iidse ajaloo jooksul tuli mõni palverändur templisse. Ta võis tulla ükskõik kust. Tal oli kaelas ripats, umbes nagu sinulgi. Loodetavasti on sinu kett veidi tugevam kui tema oma, sest tema oma läks katki ja ripats kukkus maa. Ja me avastasime, et me pole päris kindlad, kui vana see täpselt on. See võib olla 500 aastat vana, 1000 või isegi 1500 aastat vana. Nii et selle eseme kaudu näeme ka kristlaste seost Templimäega. Kui me täna läheksime Templimäele, näeksime inimesi kogu maailmast, juute ja kristlasi seda paika külastamas. Ka vanadel aegadel oli Templimäel kristlastest palverändurid. Ja nagu ta ütles, me ei tea veel täpselt, kui vana see ripats on, kas 500 aastat või 1500 aastat. Aga kindlasti näitab see kristlaste seost. Ja mida meil veel siin on? Samal ajal panen ma selle tagasi. Mis meil veel siin on? Mitte ainult kristlikud palverändurid, vaid ka juudi omad. Ja mida meil veel siin on? Meil ei olnud mitte ainult kristlikke palverändureid, vaid ka juudi omi. Ja ühel hetkel üks neist tuli mööda ja jättis meile väikese graffiti. See on väike keraamikakild, mis oli juba ammustel aegadel katki läinud.
ja sellele joonistas ta iidse juudi sümboli, menora. See siin oli väike keraamikatükk, nagu miljonid teised keraamikatükid, mis on endiselt templimäe sees ja mida pole sealt veel välja toodud. Keegi võttis selle ja tegi siia väikese joonistuse ning see näitab, et mõni juut käis templimäel. Aga me ei tea ka täpselt, kui vana see keraamikatükk on. Arheoloogid peavad selle veel välja selgitama. Ja mis puudutab menorat, siis ma ei ole kindel, kas selle joonistas keegi, kes tegelikult nägi originaali, kui see veel seal oli, või keegi, kes tuli 100 või 1000 aastat hiljem ja meenutas, milline see välja nägi. Vau, ma mõtlen, vaadake seda. Ta ütles, et me ei ole kindlad, kas inimene nägi originaali. See tähendab, et on võimalus, et see, kes selle menora joonistas, nägi templi menorat, sest see oli seal kuni 70. aastani, kui roomlased selle varastasid ja Rooma viisid. Aga võib-olla on see siin kellegi tunnistus, kes nägi originaalset menorat. Siin on meil väike keraamiline lõvipea. Wow. Vaata koonu kõrvu ja kummalgi pool olevat silma. See on selle täieliku kujukese äärmine osa, mis pärineb esimesest perioodist, umbes 20. sajandist enne Kristust. Nii et me räägime umbes 2800 aasta tagusest ajast, kui templimäel oli lõvikujutis, kuid loomakujutis ei oleks tohtinud templi peal olla. Ja tavaliselt seostati loomakujutisi, eriti tol ajal, ebajumala kummardamisega, teiste jumalate või olendite teenimisega. Ja küsimus, mida me kõik peame endalt küsima, on, miks on templimäel võib-olla paganlik ese? Nii et piibel esitab endale sama küsimuse. Ja kui sa avad piiblis mõned kohad, kuningate raamatu ning Hesekeeli, siis prohvetid räägivad selle vastu. Ja üks esimesi asju, mida me ajaloo õppimisel õpetame, on see, et kui on reeglid ja siis inimesed räägivad millegi vastu, tähendab see, et see asi toimub. Sellepärast me leiamegi neid kõiki ja need kõik on katki. Ma valisin kõige suurema, kõige ilusama. Meil on palju väikeseid katki läinud hobuste, eeslite ja veiste tükke. Ja ühel hetkel koguti need kõik kokku. Kõik need koguti kokku, lõhuti ära ja visati minema. Nii et meie leiame ainult jäänuseid. Me näeme siin tõendid piibli kirjelduste paikapidavuse kohta. Kui prohvetid hüüdsid rahvale ja ütlesid, et nad lõpetaksid ebajumala kummardamise, sealhulgas, et ebajumala kummardamist tehti templimäel, siis siin on tõestus. Ja just see ning teised ebajumala kummardamise esemed leiti purustatuna. Ja see näitab, et õigete kuningate poolt tehtud usureformid tõepoolest toimusid. Meenutame näiteks kuningas Josiat. Kuningas Josia 7. sajandil, see tähendab järgmisel sajandil pärast seda. Kuningas Josia käskis kogu Iisraeli maa puhastada ebajumala kummardamisest ja selle kujutistest. Samuti on üksikasjalikult kirjas, et ta käskis puhastada templimäe, sest templimäel olid kujutised ja siin me tõesti näeme templimäel purustatud kuju. Ja see sobib väga hästi sellega, mida piibel meile räägib. Ja tõesti on hämmastav, et me saame seda näha, kinnitades veel kord piibli lugude ajaloolisust. Suur aitäh, Daniel Todaraba, et sa meile seda kõike siin näitasid. Tagastan selle hoiule, kõik peab siin väga korralikult olema, nii et suur aitäh, pole tänu väärt. Pole tänu väärt, väga tore, et te siin olete. Kõik öelge shalom doktor Joaf Arhile. Shalom. Shalom. Kuidas sul läheb? Suurepärane. Ta on vanade müntide spetsialist. Ta on üks selle keskuse teadlastest ja ma palun tal meile mõningaid piiblimünte näidata. Palun istuge. Ja meil on teile mõned toredad asjad näidata. Alustame siis sellega, mida tuntakse lesknaise veeringutena. Wow. Jesus. Okei. Ja need on mündid Aleksander ja Naiuse Hasmoneide kuninga ajast. Nagu näete, need on pronksmündid. Ja need olid selle perioodi kõige väiksemad mündid. Ma saan... Jah, palun vaadake. See on üks neist. Wow, vaadake seda. Me mäletame lesknaise lugu. Ta andis need 2 viimast münti, mis tal olid. Ta annetas selle vähese, mis tal oli.
ja see lugu on väga mõistetav. Kui me vaatame münti, me näeme, et selle väärtus on väike, lihtne münt. See oli tol ajal kõige väiksem münt ja ta annab täpselt 2 sellist münti templile. Ja ma arvan samuti, me võime nüüd neid salme lugeda. Jeesus istus annetuskastide vastas ja jälgis, kuidas rahva hulk pani raha annetuskastidesse. Paljud rikkad panid sinna suuri summasid. Siis tuli üks vaene lesknaine ja pani sisse 2 väikest vasemünti, millel oli väike väärtus. Jeesus kutsus oma jüngrid enda juurde ja ütles, ma kinnitan teile, et see vaene lesknaine pani annetuskasti rohkem kui kõik teised. Kõik andsid sellest, mis neil üle oli, aga tema andis oma vaesusest kõik, mis tal oli elamiseks. Teine piibellik münt, mis meil siin on hõbedast poolseekli münt. See pärineb ajast, mil juudid tõusid roomlaste vastu üles. Ja nagu te teate, pidi teise templi perioodil iga juudi mees, kes oli üle 20 aasta vana, igal aastal templi maksuks pool seeklit annetama. Ühel poolel on kirjas Jerusalem Hakadosha, Püha Jeruusalemm, vanas heebrea kirjas, ja teisel poolel on kirjas Hatsi Hashekel, pool seeklit. Väga ettevaatlikult, palun. Inimesed, me peame seda tõesti väga ettevaatlikult käsitsema, aga võrrelge seda münti selle teisega, mida me nägime. Me näeme, et see on palju suurem, palju raskem, see on tehtud ka kallimast materjalist, milleks on hõbe. Ja kui me räägime piibli müntidest, siis tõesti piibellikumaks minna ei saa. Siia on kirjutatud Jeruusalemma pühalinn ja pool seeklit. Ning me meenutame mitmeid piiblilõike, mis räägivad poole seekli maksmisest. See oli justkui iga-aastane maks kõigile maailma juutidele. Seega Jeesuse ajal andsid inimesed tõepoolest igal aastal sellise mündi, et maksta oma makse. Ja me loeme neid lugusid kogu aeg. Ja võim on siin, puudutades ajalugu, see on tõesti hämmastav. Ja seda polekski leitud, kui poleks olnud seda põnevat projekti, see oleks endiselt ajaloos kadunud ja unustatud. Suur aitäh, doktor Joa, et näitasite meile neid münte, aitasite meid selle teadmisega ja nüüd jätkame oma ringkäiku. Aitäh! Pole tänu väärt. Selle projekti 100 000 arheoloogilistest leidudest on see, millega mina isiklikult kõige rohkem suhestun, just see. Vaadake seda kivi. Ja mitte ainult sellepärast, et see on ilus ja nikerdatud, vaid siin näete ka taimede kujutisi. Aga mis selle kivi juures tõeliselt erilist on see, et see on veidi üle 2000 aasta vana. Ja see on Jeruusalemma templi originaalne osa. Täpsemalt oli see tükk ühest Jeruusalemma templi sissepääsust. Nii et kui me loeme piibli tekste ja kuuleme Jeesusest koos oma perega templisse sisenemas, tema triumfaalsest templisse sisenemisest. Kui me loeme prohvetitest, uningatest, kes selles paigas käisid, templisse sisenesid, siis on suur tõenäosus, et nad kõndisid sõna otseses mõttes selle kivi kõrvalt mööda. See kivi on tunnistajaks Jeruusalemma hiilgeajale, 1. sajandi Jeruusalemmale. Ja tõepoolest me näeme siin midagi väga olulist. Sest lõppude lõpuks ei puudu inimesed, kes püüavad Iisraeli kaardilt kustutada. On inimesi, kes võitlevad selle nimel, et Iisrael füüsiliselt hävitada ja me oleme seda näinud viimaste aastate sõdades. Aga need inimesed ei püüa mitte ainult Iisraeli füüsiliselt hävitada, vaid osa sellest võitlusest Iisraeli vastu on ka Iisraeli ajaloo kustutamine. Eelkõige kustutamine. Templimäe ajalugu, kus inimesed ütlevad absurdseid asju, nagu Jeruusalemma templit pole kunagi eksisteerinud või et see ei asunud Templimäel.
inimesed ütlevad, et kuningas Taavet ja kuningas Salomon pole kunagi eksisteerinud, kaheldes Iisraeli ja piibli ajaloolisuses. Ja seetõttu kõigile neile, kes kahtlevad, vaadake seda. On olemas terved arheoloogilised uuringud, mis tõestavad seda ajalugu. See kivi on osa meie ajaloost ja keegi ei suuda seda kunagi kustutada. Kuigi paljud on püüdnud, isegi Vakf ise, kui nad viskasid kogu selle maa koos arheoloogiliste leidudega minema, oli nende eesmärk selge. Aga meie oleme siin, et rääkida oma lugu. Ja see kivi seostub minu jaoks ka ühe piiblisalmiga, salmiga 102, kus on kirjutatud: sinu sulased armastavad isegi su kive ja tunnevad kaasa selle põrmule. Ja just seda me näeme piibli arheoloogias. Me armastame neid kive mitte sellepärast, et me kummardaksime neid, vaid nende kivide ajaloo pärast. Sest need kivid tuletavad meile meelde meie ajaloolist sidet Jumala ja Iisraeli maaga. Ja tolm, mida me sõna otseses mõttes kanname endaga kaasas tänapäevani. Seega on see projekt minu jaoks väga erilisel kohal minu südames. Ja ma tahan tänada teid kõiki, kes täna vaatasite. Võite ka kommentaaridesse kirjutada, milline leid teile kõige rohkem meeldis. Ja kohtume järgmisel nädalal.